kes õpib 14 vahetusõpilase jagu õpilasi, täpselt 14 tükki neid ongi. Tulemas on veel 15 muide kaugemalt Taist ja Jaapanist ja need õpilased elavad Eesti peredes just nagu täieõiguslikud pereliikmed. Kui vahetusõpilased sügisel Eestisse tulid, siis nad ei teadnud eesti keelest ööd ega mütsi. Poole aasta möödudes on neil aga eesti keel selge. Mina olen muide rääkinud mitmete inimestega, kellel on kogemusi sellega, et vahetusüliõpilane või vahetusõpilane nende juures elab ja need kogemused on enamuses ääretult positiivsed, et see pere saab ka osa sellisest võõrast ja võib-olla tundmatust kultuurist ning need sidemed, mis tekivad, on hästi kaua püsivad ja kõik pered, kes soovivad endale võtta sellist vahetusõpilast, võivad ühendust võtta ÜFU Eesti esindusega, mille leiab selliselt e-maili või veebiaadressilt nagu www.üfu.org, nii et kui teil on huvi, siis otsige see veebisait üles. ÜFU Y-ga. ÜFU Y-ga, jah. Eesti televisioonis käisid sel nädalal külas 4 vahetusõpilast, 2 Saksamaalt, 1 Prantsusmaalt, 1 Šveitsist. Kõik nad õpivad erinevates Tartu gümnaasiumites ja on eesti keele poole aastaga selgeks saanud, ka näiteks õ-tähe hääldamise. Aga ma arvan, et mul on rohkem probleemi R-iga. Just, see õ oli päris lihtne tegelikult, aga siis see R ma õppisin oma emma käis selle tegelikult Saksamaal meil on mitte siin on see vahe ja siis aga ma õppisin ära. No mina olen ainuke vahetusõpilane, kes hakkas juba Saksamaal natukene õppima, aga küll ma ei osanud väga palju natukene tere, minu nimi on ja nii edasi. Aga no siis, kui sa elad Eestis ja kogu aeg kuuled seda keelt, siis sa küll saad hakkama. Nad rääkisid minuga eesti keeles ja mina vastasin jah, ei, ma olen neljane, ma olen väsinud, lihtsalt nii, mul on kõik. Ja, kust on tühi? Väga oluline lause. Lisaks keele õppimisele on nad tundma õppinud ka Eesti ühiskonda. Viimastest valimistest on neil samuti üsna hea ülevaade, omad lemmikudki välja selgunud, kuigi nad siin valimas käia ei saanud. No muidugi ma vaatasin valimisi siis pühapäeval ja mul oli tegelikult huvitav nagu kogemus ja siis ma vaatasin ja kes võidab ja tegelikult ma olen päris õnnelik nii, et nagu Reformierakond võitsis ära ja ma olen õnnelik, et koalitsioon ei ole Keskerakonnaga. Kui palju sa Eesti poliitikast üldse tead? Natukene tean ikka, ma elan ju siin, see on ju tähtis, et ma tean midagi sellest. Ma lugesin näiteks internetis, sa saad ju vaadata nagu, mis nende programm on ja siis ma vaatasin natukene ja siis ma rääkisin inimestega ja küsisin nagu, mis sulle meeldib näiteks. Ja nüüd mul on minu arvamus nüüd. Valimiskampaania oli noorte arvates liiga räige, nende kodumaal sellisel kujul reklaami teha ei tohi. Šveitsis meil pole üldse nii palju reklaami selle kohta. Võib olla plakaate, aga mitte televiisoris. See ma nägin esimene kord. Et parteid ütlevad nagu teine partei on halb. Tegelikult näiteks Saksamaa on saladus, ei tohi nii öelda. Sa tohid öelda näiteks, me oleme nagu hea, aga mitte teised on halvad. See on see nagu see saladus. Aga siin Šveitsis on ka see seadus. Ja siin oli näiteks nagu kui te valite Keskerakonda, siis ja siis päris üllatus, et nagu see reklaam on nii ekstreemne ja nii offensiivne. Kõik 4 tüdrukut tulid Eestisse augustis. Esmamulje eestlastest oli kui masendavatest ja kinnistest inimestest, kuid nüüdseks on see arvamus muutunud. Tartu, kus tüdrukud elavad, on nende meelest väga väike, kuid armas linn. Väike, aga aktiivne on see, sest on kogu aeg nagu kontsert või teater või midagi. No see on tore. Kui ma tulin, siis ma olin, see on ju nii väike. Aga mulle väga meeldib. Nagu muidugi nagu vanalinn, kesklinn on väga-väga ilus. Ja lihtsalt mugav koht, ma arvan. Koolielu on Eestis sarnane nende kodumaa omaga, kuid siin tuleb käia käsitöötundides, mida mujal ei ole. Näiteks Prantsuse tüdruk on Eestis kuduma hakanud. Kunstikoolis, Tartu kunstikooli. Ja mul on ka kudumine tund, sest Prantsusmaal meil ei ole käsitöötund koolis. No ma ei tea, kudumine oli väga, ma ei tea,
nagu nagu eksotiiline. ja ma tean, see on natuke naljakas, aga ma hakkasin siin tantsima ja siis ma ratsutasin oma õdedega, aga siis ma kukkusin 2 korda ja nüüd ma ei ratsuta enam. ja siis, mida ma teen veel? Noh, ma lähen välja sõpradega ja lihtsalt nii saan kokku nendega. Kus kohas te käite väljas? Kohvikusse näiteks või võib-olla õhtul nagu peole, kui midagi on. Kuigi keskkooliõpilased tulevad siia uue kultuuriga tutvuma, on nad ka oma riigi saadikud siin, sest kõigile, kellega nad kokku puutuvad, räägivad nad alati ka oma maast. Minu pere siin on peaaegu nagu minu saksa pere nüüd, nagu mul on õed ka ja nad on nagu õiged õed, nagu sa tülitsed nendega, aga siis on ju normaalne ja tegelikult ma armastan neid väga. Ma arvan, see on ka pere jaoks väga huvitav, et nad näevad, kuidas oleks keegi teisega elada. See ei ole nii, et nagu me oleme Eestis ja meie õpime nagu Eesti kultuuri, aga nagu meie vahetuspere nagu õpib näiteks natukene saksa kultuurist ju ka, sest ma räägin, ei, aga Saksamaal see on ju nii ja see on väga huvitav, ma arvan. Tore kogemus. Jufu vahetusprogrammi raames Eestisse tulnud tüdrukud jäävad siia kuni juunikuuni, kuid lubavad siiski hiljem veel tagasi tulla.